96, 1996, osad võib-olla siin liinil olevatest polnud siis veel sündinudki, aga see oli aasta, millal selline härra nagu Kobe Bryant draftiti, rekruuditi otse keskkoolist, esiteks Charlotte Hornetsisse, aga kuna seal olid juba teatud lepingud tehtud, sellepärast et sellel härral olid silmad juba ammu tema kuklal, kõik järgisid, mida see noorm härra korraldas korvpalliplatsil, siis võttis Charlotte käest teda üle selline tiim nagu Los Angeles Lakers. Olgugi, et Lakers oli juba 12-kordne NBA meister, siis sellest hoolimata nad kogu aeg vaatasid uusi talente, hoidsid silma peal ja loomulikult olid valmis maksma ka suure raha selle eest, et esiteks see härrasmees, noormees enda rividesse rekruutida. Ja noh, kas see oli hea otsus, et teha mis iganes võimalik, et see inimene, see härrasmees enda rividesse saada? Ma arvan kindlasti, sest läbi selle on täna Los Angeles Lakers ikkagi 17-kordne NBA meister. Kobe Bryant oma karjääri jooksul, olles võitnud ka väga palju kõiki muid tiitleid, nii olümpiamängu võitudest maailmameistrini, siis on ka 5-kordne NBA meister, mitmekordne MVP ja most valuable player ehk kõige väärtuslikum mängija ja nii edasi. Miks ma räägin Kobe'st, on see, et ta on olnud läbi aegadega minu kindel soosik. Teine soosik loomulikult, mis oli Kobe Bryanti enda iidol, Michael Jordan. Samuti härrasmeest, keda juba noorest peale vaadati, et mida ta korraldab, mängis kolledžis North Carolinas ja sealt otse rekruuditi ta Chicago Bullsi ja tänu sellele Bulls on täna, võib öelda, et neil on vähemalt 6 meistritiitlit, niikaua kui Michael Jordan seda neil aitas saavutada. Miks ma sellest kõigest räägin, on see, et selline draftimine, rekruutimine, inimeste värbamine, otsida uusi ägedaid talente, andekaid inimesi, ambitsioonikaid inimesi, inimesi, kellel on võib-olla selline nagu Kobe'l oli oma selline alter ego, mille ta tõi platsile nagu Mamba, Black Mamba. Sellest on välja kujunenud selline kartmatu, võitmatu hoiak nagu Mamba mentality, Mamba hoiak. Et sa lähed sinna platsile ja teed mida iganes, mida vaja selleks, et jõuda võiduni. Ja seda tegelikult tehakse ju igas ettevõttes. Ma ei tea, palju sind on niimoodi kuskile tööle värvatud, niimoodi, et sind on üles otsitud. Sest me teame, on isegi olemas selline professioon või selline töökoht, selline ametikoht nagu on headhunter. Kas sul on mõni headhunter kunagi sinuga ühendust võtnud, öelnud, et jah, me teame, sul on väga hea positsioon, sul on väga hea karjäär, mis iganes on, aga me tahaks sind oma ettevõttes. Me pakuks sulle seda, sellepärast et me näeme, et sa oled tegija. Me näeme, et sinus on potentsiaal, me usume sinusse, me tahame sinuga koostööd teha. Kõik suuremad ettevõtted teevad seda iga päev, kõik spordimeeskonnad teevad seda iga päev. Miks? Sellepärast, et kõik tahavad paremaid tulemusi, kõik tahavad jõuda võiduni, kõik tahavad jõuda oma missiooni võidukalt edasi viia ja jõuda oma visioonideni. Ja sellepärast, kui sa oled täna siia kutsutud, siis keegi on näinud ka sinust potentsiaali. Keegi on uskunud, et see, mida me teeme, sobib sulle. Ja eelkõige see inimene on näinud, et selle inimesega oleks väga lahe teha koostööd. Mulle meeldiks koos temaga teha, koos temaga saavutada, koos temaga kogeda, koos temaga areneda ja loomulikult läbi selle siis parandada võib-olla tuhandete, võib-olla mingil hetkel miljonite inimeste elukvaliteeti. Ja loomulikult läbi selle esiteks sinu elukvaliteeti, sest see on see koht, et
mitte meie ei taha sinult midagi, vaid me pakume sulle võimaluse, millega sa saad luua, teha, olla, saavutada, mis iganes sinu elus on väärt saavutamist. Palju õnne, et sind täna siia kutsuti. Ja noh, kui me mõtleme, mida tavainimesed teevad, mida mina tegin, mul on kohe-kohe on nii-öelda Sinu sünnipäev sellel laupäeval, saab 15 aastast sellest, kui mina ütlesin jah Sinole, jah sellele võimalusele, jah sellele inimesele, kes mind siia ärisse kutsus ja mille kaudu ma olen oma elu, oma elustiili saanud täiesti muudetud võrreldes seda, mida ta oli enne. Kui ma olin eratreener, kui ma tegin kõiki teisi asju, minu CV on sama kirju nagu lehmad põllu peal, näinud, proovinud, kogenud, otsinud seda oma kohta. Aga mida ma sel hetkel ei teadnud, on see, et kui mina nii-öelda põlgasin kõik inimesed ära, lükkasin nad eemale, mulle inimesed ei meeldi, siis mul ei olnud seda õpetatud, et maailma kõige jõukamad ja edukamad inimesed, nad ehitavad võrgustikke. Nad loovad võrgustikke teiste inimestega, et teineteist aidata, nagu me teame, Eestis on väga hea ütlus, käsi peseb kätt. Ja nii see on. Aita mina sind, sina aitad mind võib-olla mingil hetkel, aitame teisi ja nii see elu läheb edasi ja kui meil on selline tugev võrgustik, kes meid toetab, aitab, siis mis iganes me tahame saavutada, me saavutame selle. Mind aga oli sel hetkel õpetatud otsima tööd. Minu vanemad, kuna no siin võib-olla mõni on, kes on Nõukogude Eesti ajal sündinud, siis minu vanemad õpetasid, kuna sellist asja nagu ettevõtlus ei tuntud, siis et käi kooli, mine ülikooli, leia endale hea riigitöö, mis mind see mõte väga ei ahvatlenud. Ja täna ongi see, et ma olen meie suguvõsas, meie peres esimene ettevõtja, kes on midagi otsustanud teha iseseisvalt ja teha midagi teistmoodi kui tavatööl. Või siis, kui mul oli mingil hetkel 5 töökohta, sest ma arvasin, et see ongi ainus moodus, kuidas siis tekitada endale lisasissetulekut. Sul mida rohkem töökohti, seda uhkem. Päris nii see ei olnud. Ei teeninud ma lõppude lõpuks väga palju rohkem raha. Ja no ajaliselt ma olin nagu täielikus krahis. Samamoodi ka füüsiliselt ja mentaalselt ja nii edasi. Ja põhimõtteliselt lihtsalt peksin pead vastu seina ja mõtlesin, et aga miks ma ei jõua sinna, kuhu ma tahan. Ja kontol on ikkagi lõppude lõpuks nii-öelda paranka. Ja no, siis on ka võrgustikke ehitatakse ka ju ettevõtluses. Ma ei tea, kui paljud on siin käinud kunagi sellises kohvikus nagu on Starbucks. Ma tihtipeale ikka, kui kuskil välismaal olen käinud, olen seda proovitud, eriti siis, kuna me alustasime Zinot 2011, siis oli tegemist ju väikse Skandinaavia põhise kohviettevõttega. Siis oli üks missioon kõik kohvikohad läbi käia, proovida, vaadata, kus kõige paremad espressod, kas ikkagi on see krema seal, nii nagu meie kohvil, kas nad oskavad teha latet ja cappuccinot, nii nagu meie oskasime või õppisime lõpuks selgeks. Ja no tegelikult oligi, et kui me USA-s olime USA turgu avamas, siis proovisime huvi pärast, et tavaliselt Starbucksis kõik joovad ju suuretu hulga magustatud piimadega ja siirupite ja vahukoortega ja jumal teab millega seda kohvi seal. Aga me otsustasime, et me võtame siis lihtsalt espresso, musta kohvi. Ja no loomulikult seal ei olnud isegi espresso tasse olemas selle hetkel. Ma ei tea, kas täna on, aga nad andsid suure kohvitopsiku sisse väikse espresso, mis oli no ikka väga, ütleme otseselt rõveda maitsega. Aga sellegipoolest, et Starbucksil võib-olla ei ole maailmas kõige parem kohvi, on ta sellegipoolest üks maailma suuremaid ja tuntumaid kohviala ettevõtteid. Miks see nii on? Sellepärast, et nad otsustasid, et nad ei jää ainult selle ühe müügipunktiga, mis avati kunagi, isegi ei mäleta aastat, Seattle's. Aga nad otsustasid, et me teeme sellest frantsiisi. Miks nii? Ehitad teisele poole linna teise kohviku, jõuad jälle suurema hulga klientideni. Paned järgmise kohviku teise linna või mõned kohvikud
jõuad jällegi teiste klientideni. Mingil hetkel viid ta üle maailma erinevatesse riikidesse, võib-olla juba tekkinud selline vau, ma tahaks ka Starbucksi, nagu tihtipeale on, et mis USA-st tuleb, siis inimesed võtavad selle suure vauga, kui mingi asi on ehitanud üles huvitava brändi. Ja täna ongi, et väga huvitavates kohtades võid joosta Starbucksi otsa ja sama ettevõte annab võimaluse väga paljudele inimestele alustada ettevõtlust. Küll aga kui alustas Starbucksi ettevõtlus, no esiteks sul peab olema juba oma ettevõtlusest, sest nad ei anna sulle esiteks võimalust isegi seda litsentsi saada, kui sul ei ole piisavalt pikka ettevõtluskogemust. Sul peab olema netovara, peab olema vähemalt seal circa $1 miljoni hulgas ja ainuüksi selle kohviku püstitamise jaoks sul peab olema seal $500,000 kuni $3 miljonit. Et nii naljalt seda püsti ei pane. Küll aga jah, siis kui sul on tuntud bränd, on väga hea koht kindlasti, sest kõige paremad on need, et põhiline on see, et kust on see lokatsioon, kus see kohvik asub, on ju. Ja läbi selle sa võid tõesti saada endale väga hea ettevõtlusvormi. Küll aga oled sa endiselt nii-öelda rakkes ühes kohas ja tänapäeval väga paljud ikkagi otsivad sellist, et saaks kuskilt eemalt teha tööd, vahepeal võib-olla suusamägedest, vahepeal palmi alt ja nii edasi, et see oleks võimalikult paindlik. Aga on see töö mis tahes, suurepärane, kui sul on töö, kui sul on ettevõte, suurepärane, kui ta töötab, aga paljud ikkagi otsivad tänapäeval rohkem seda vabadust, rohkem võimalusi ise otsustada, mida teha ja kus teha ja nii edasi. Ja sedasama pakume meie ka läbi siis meie tänaseks ei ütle enam väikse Skandinaavia ettevõtte. Tänaseks ma arvan, et me oleme juba suht arvestatav ettevõte. Eelmise aasta käive oli ikkagi üle juba 300 miljoni euro ja oleme ka Nasdaqis börsiettevõte. Kui mina alustasin 2011, meil oli avatud 7 turgu, 7 riiki ehk väiksed Baltikumi turud ja Skandinaavia. Ja sel hetkel oli circa 20 000 klienti. Täna me oleme kohe jõudmas esimese miljoni kliendini. Ja jah, täna oleme ka väga rahvusvaheliselt laienenud ja võimalused on globaalsed. Võikski öelda, et terve maailm on täna meie mänguplats, sest me transpordime täna juba rohkem kui 100 turu peale oma tooteid ja anname võimalust inimestele siis parandada oma elukvaliteeti. Ja kõike seda me teeme läbi otsemüügi, kusjuures otsemüük on selline, et sa võid ise otsustada, et kus sa tööd teed, kellega sa teed, kui palju sa teed, millal sa seda teed. Keegi ei otsusta sinu ees sinu graafikut. Otsemüügis ka ei vaadata seda, et mis on sinu taust. Kui mul oleks võimalus võtta tegelikult nüüd, et ma nii-öelda headhuntin kellegi, siis kui ma võiksin otsustada 2 inimese vahel, kas see on siis täiesti kogematu inimene, tühjal paberil, kellel on ulmeambitsioon ja väga hea hoiak, või siis müügiprofessionaal, kes on 15-20 aastat teinud tööd, õppinud teatud mustrid, siis ma alati võtaks selle, kellel on võib-olla vähem kogemust, aga on suurem nälg ja ambitsioon. Samamoodi näiteks, kui mõelda, et kas ma võtaks mingi jalgpalli-coach'i või lasteaiakasvataja või turundusspetsialisti, ma võtaks jällegi lasteaiakasvataja ja coach'i. Samas ma ei ütle nendele turundusekspertidele ja müügigurudele ka ära, kui nad on õpetatavad ja kui neil on endiselt nälg. Sest samas ongi, et kui mõelda, et tavamüügiinimene, ta põhimõtteliselt alustab iga kuud, ta alustab nullist. Iga kuu. Ta teeb oma tulemuse ära 1 kuu, järgmine kuu nullist hakkab pihta, et teenida välja oma komisjonid või oma palga või mis iganes. Meil aga samas, kui meil on olemas püsikliendid, siis need toodavad meile ka automaatset tulu iga kuu. Minu parimad kliendid on olnud üle 14 aasta minuga, mis tähendab seda, et ma olen circa 14 aastat tagasi teinud selle esmakordse töö ära ja ma olen sellest teeninud sadu kordasid. Ja
mida rohkem sul on selliseid kliente, kellele meeldivad sinu tooted, sinu teenused, kes saavad nii-öelda fännideks, siis kui nemad on rahul, nemad on õnnelikud, neil on parem elukvaliteet, nad on tervemad, siis tähendab see sulle ka rohkem vabadust, rohkem automaatset sissetulekut. Ja loomulikult, miks paljudele meeldib otsemüük, on see, et sa võid ise otsustada, kui palju sa siit teenida tahad. Mõned tahavad teenida mõned sajad eurot, mõned tahavad sellist asja nagu majanduslik vabadus, mis iganes see kellelegi tähendab. Mõnele see tähendab seda, et võid lihtsalt vabalt käia söögipoes, ei pea vaatama hindasid, võid osta mida iganes soovid. Mõnele see võib-olla tähendab, et sul on, ma ei tea, 3 erinevas soojas riigis on 3 erinevat villat, igas villas on 6 kuni 8 autot või mis iganes see on. See on kõik igale ühele väga, väga isikupärane. Ja loomulikult siin on väga palju erinevaid väärtuseid, mida tegelikult läbi selle äri võid endale luua. Ja seda võib-olla sa tajudki alles siis, kui sa oled siin süsteemis, sa oled siin kogukonnas sees, sest kui vaatad pealiskaudselt, mis on siin Zino, siis jah, võib-olla paistab, et me müüme õli või vanasti müüsime kohvi ja nagu endiselt käivad mingid kõlakad, et see on see väike kohviettevõte. Tegelikult kohvist on täna võib-olla 1% on tervest käibest. Aga kui sa jõuad siia sisse, siis sa tegelikult näed, et see on väga tugev, väga toetav kogukond, väga hea koolitussüsteemiga, eneseareng, professionaalne areng, erinevad teemad, mis siit läbi käivad, nii finantsilised kui tervise poolt, kui mis iganes. Ja lõppude lõpuks, kui sa selle kõige paned praktikasse, sest me ei ole siin teoreetikud, paned praktikasse, siis sa võid läbi selle kasvatada oma tulu, kasvatada oma tervist, kasvatada oma võimalusi ka väljaspool siin Zinot, oma tavatöös paremini läbi lüüa, oma tavaelus paremaid suhteid luua ja nii edasi, nii edasi. Ehk kui sa vaatad nüüd seda nimekirja siin, siis ma ei tea, kas sa leiad endale midagi, mis oleks sinu jaoks see kõige väärtuslikum. Sest paljud tegelikult, kui nad ka võib-olla ise tunnevad, et oi, mul on tegelikult asjad päris hästi, siis ma usun, et me kõik tunneme inimesi, kes tahaksid paremat tervist, kes tahaks, et neil oleks kontol rohkem raha, ka sellist raha, mis tekiks ka siis, kui nad magavad, kes tahaks, et neil oleks võib-olla paindlikum töögraafik, rohkem aega, kes on tegelikult ongi oma ajaliste võimalustega võib-olla ratkes, sellepärast et sa võid olla ka väga edukas, aga kui sa ikka oma pere näed ainult paar tundi nädalas, siis see võib-olla ei ole see elu, mida sa oled tahtnud enda ja pere jaoks üles ehitada. Ja samas ongi, et siit tuleb ka uusi tutvusi ka muude ettevõtluste ja võimaluste jaoks, kuna kui sul on ikkagi suur kogukond, rahvusvaheline kogukond, väga tublisid ja ettevõtlikke ja edasipürgivaid inimesi, siis selle kaudu võib luua väga palju huvitavaid asju. Kui leidsid endale, kirjuta võib-olla isegi üles, mis oleks sinu jaoks need väärtused, mida sa siin pildi peal näed, mis oleks sinu jaoks olulised. Peale seda, kui me lõpetame täna ära, siis istu maha selle inimesega, kes sind täna siia kutsus. Vaata üle, mida sina tahaksid rohkem oma ellu ja rääkige läbi, kuidas läbid siin sinu võimaluse. Juhul, kui see sinuga resoneerub, oleks ka sul võimalus neid saavutada. Aga millega me siis tegeleme? Me räägime täna väga suurest trendist ja olgugi, et siin nüüd me räägime omega-3-st, mis võib-olla sulle on tuttav, sest omega-3 on tegelikult täna maailmas kõige enim kasutatud toidulisand. Aga me sellegipoolest ei ole ainult omega-3 müüjad. Meil on täna siin Zino, mis on üles ehitanud ennast kui maailma juhtival positsioonil olev testipõhine tervisetehnika ettevõte. Ja miks me räägime sellisel teemal, on see, et meil on testipõhine programm, mille kaudu me siis vaatame, mis sul tegelikult organismis toimub
ja kui me räägime rasvhapetest, me vaatame seda, et mis on rasvhapete tase ja jällegi vaadates, et väga paljud inimesed juba investeerivad oma tervisesse mingil moel, nagu siit on välja lugeda, tegelikult 3 miljardit inimest mingil moel investeerib oma aega ja raha, nagu ka mina tegin enne Zinzino testimist ja tegelikult nad ei jõua oma tulemustega sinna, kus nad tegelikult võiksid olla. Ehk paljud viskavad oma raha lihtsalt kaotsi. Et kui rääkida 100-st sinu tuttavast, siis 97 neist ei jõua nii-öelda rohelise tulega sellest esimesest testist läbi. Ja ma kohe varsti räägin ka täpsemalt, et mis see siis tähendab. Küll aga kui me räägime äripõhimõttel, siis kui mulle esitleti Zinzinot ja kuna ma olin mõelnud, et okei, mis võiks olla siis selline ettevõtlus, millega ma tahaksin tegeleda. Järgmist kohvikut ma ei tahtnud püsti panna, juuksurit ma ei saa teha, ma ei tea juustest mitte midagi. Mingeid muid väga nagu oskused ei ole, ma olen turundust õppinud ärikoolis ja nagu sellist mingit spetsiaalset väga tulusat hobi ei ole mul ka kunagi olnud. Ja siis oligi, et kui ma hakkasin vaatama frantsiisi ettevõtete poole, sealt mulle näidati punast tuld, sest seal oli umbes samasugused nõudlused, nagu ma rääkisin Starbucksist. Aga läbi Zinzino ma nägin, et okei, siin on mul võimalus luua samasugune rahvusvaheline, loodetavasti mingil hetkel, sel hetkel me ei teadnud veel, kui rahvusvaheliselt me lähme, aga rahvusvaheline ettevõtlus ja eelkõige õppida ettevõtlust praktikas, mitte ainult kuskil koolipingil. Ja noh, ma tahtsin mõned eurod juurde ka teenida, seega kui ennast arendada, samas teenid, ennast arendad, jälle teenid, siis see oli ka nagu väga sobilik moodus mulle, kuidas siis ettevõtlusega teha algust. Alguses ma mõtlesin, et okei, ma aasta aega proovin, vaatan, kuidas läheb, aga nii ta mul läks, et 9,5 kuud olin, ütleme siis osaajaliselt siin äris, kuni siis otsustasin vallandada oma ülemuse oma tavatöölt ja hakata siis 100%-liseks Zinzino ettevõtjaks. Aga mis ongi, et kui me räägime siis trendist või räägime potentsiaalist, siis kui me mõtleme, et ülemaailmselt 97% inimestest tegelikult vajab seda, mida me pakume, et elada kvaliteetsemat elu, tervemat elu, võib-olla ka pikemat elu, siis nõudlus on väga-väga suur. Ja tänu sellele ongi, et Zinzino on kõik läbi selle 20 aasta kasvanud väga-väga jõudsalt. Ja kui mõelda, kui palju selliseid graafikuid ükski ettevõte suudab näidata, siis neid väga palju selliseid ettevõtteid ei ole, kes 20 aasta jooksul suudavad sellist kasvugraafikut välja näidata. Küll aga mulle meeldib endale ka öelda seda, et olgugi, et 15 aastat on kohe-kohe siin äris oldud, oma elu on muutunud, väga paljude teiste inimeste elu on saanud muudetud läbi nende tegevuste ja siis me oleme lõppude lõpuks täiesti alguses. Zinzino välja hõiganud seniks oma eesmärgid aastaks 2050, millal meil on eesmärk siis jõuda 100 miljoni kliendini. Ja mis mulle alati meeldibki see, et Zinzinol on väga pikaajalised visioonid ja üldjuhul need strateegiad, mis nad paika on pannud, siis üldjuhul ka viivad nende tulemusteni. Nagu ma ütlesin, kui mina alustasin, meil oli circa 20 000 klienti Zinzinos. Tänaseks on miljon. Ja ongi, et me tahame siis 2028 saavutada ka sellise ükssarviku staatuse, mis tähendab, et ettevõte on vähemalt miljardi euro käibega ja sealt edasi minnes 2035 on 25 miljonit klienti ja nii edasi. Ja mis teeb Zinzino atraktiivseks nii mulle kui ka paljudele teistele, kes naudivad ka seda, et raha on väga hea töövahend, et oma pere, oma lähedaste ja ka teiste inimeste elukvaliteeti parandada, on see, et Zinzino oma iga-aastasest käibest maksab välja komisjonidena ja erinevate boonustena circa 50%. Ja lõppude lõpuks, nagu ma ütlesin, et keegi ei määritle seda, kui palju sina võid teenida. Ehk kui sa nüüd tead seda koogi suurust, siis sina oled see, kes võib otsustada seda, et kui suure tüki sellest koogist, sellest väljamakstud 50%-st tahad sina endale ja loomulikult oma tiimile, oma sõpradele, kellega koos sa seda äri võib-olla ehitad.
ja noh, Tsinsino puhul ongi see, et see areng on järjepidev. Nüüd jälle avaneb uus riik, järgmiseks on siis meil Kolumbia. Nii et palju õnne kõigile, kellel on Kolumbias sõpru-tuttavaid, sellepärast et see võimalus, mida me viime Kolumbiasse nii tervise kui siis ka ettevõtluse näol, see on väga-väga teretulnud, et Kolumbias esiteks otsemüük on väga-väga populaarne, sest see on lihtsalt nii lihtne ja riskivaba võimalus üldse ehitada oma äri. Ja samas ka tervisele on seal väga-väga suur nõudlus. Meil oli just eile oli liidrite koosolek, kus siis Kolumbia maajuht, müügidirektor, siis võttis sõna ja rääkis, et kui populaarne üldse selline ettevõtlus ja eriti veel tervisesuunaline kalduvus, et kui populaarne see on ja seal potentsiaali on ikka nagu kuhjadega. Ja järgmine nädal peakski meil olema ka siis online'is Columbia kick-off, nii et kellel vähegi huvi, kutsuge oma tiimi, kutsuge oma tuttavaid, kellel vähegi mingeid sidemeid Columbiaga kuulama, vaatama, et mida kõike huvitavat nad seal räägivad. Huvi pärast vaatasin ka, et mis siis Columbia seis täna on. Ja noh, nagu näha, turg on alles avamisel, et seal on tehtud alla 2000 testi ja nagu näha, siis testi tulemused esimesel ringil on 27,7 ühele. Kohe räägin ka kõigile, et mis see siis täpsemalt tähendab, kes seda ei tea. Aga jällegi nagu näha, mis oli ka minu jaoks see oluline nüanss Tsinsino äris oli esiteks see, et mind testitakse, ilma et mulle hakatakse müüma, et näe, see on see mingi toode, mida sa peaksid nüüd kasutama, vaid mult võeti konkreetselt vereproov, vaadati, mis minu kehas toimub. Mina kui endine eratreener, ma arvasin, et mul on kõik korras. Võta mult verd, ma näitan, mis see testi tulemus peab olema. Ja kui ma selle testi tulemuse kätte sain, siis mul oli suht piinlik iseenda ees, sellepärast et ma väga täpselt vaatan, mida ma söön, kuidas ma söön, teen trenni, investeerin palju aega ja raha selle jaoks, et püsida tervena. Sel hetkel kasutasin ka ühte teist suht kallist omega-3 preparaati ja sellegipoolest mu esimene test oli 7,9 ühele. Ja optimaalne oleks 3 ühele või alla selle. Ja noh, nagu näha siin ka paljud inimesed, kes siis ilmselt on juba jõudnud vähemalt 4 kuud kasutada meie terviseprogrammi, siis on jõudnud keskmiselt 3,6 ühele, mis on juba väga-väga hea tulemus. Ja noh, kui vaadata Eestis, siis Eestis jah, meil on hetkel olukord on parem, aga sellegipoolest enamusel, kes võtavad siis testi, siis see on 11,3 ühele või üle selle. Ja üldjuhul, kui me vaatame veel nooremat generatsiooni, mida nooremaks generatsioonid lähevad, seda hullemad on testid, et kui sinul täiskasvanuna on seal 11 ühele või 15 ühele nagu keskmisel eurooplasel, siis üldjuhul lapsed on seal 20 ühele või veel kõrgemate numbritega. Aga eesmärk on kõigil jõuda 3 ühele või alla selle, sest siis hakkab organism jälle töötama korrapäraselt. Ja millest see siis tuleneb, ongi see, et tänapäeval see toidulaud, mis meil on, ei ole päris sama, kui ta oli, ma ei tea, isegi võib-olla 80-ndatel veel Eestis või üleüldse üle maailma. Et sel hetkel ikkagi toit oli toit, me saime seda võetud aiast ja ka loomad sõid toitu, mis olid toit. Aga tänapäeval on selle asemel, et see oleks rohkem nagu kasvatamine, see on ikkagi toidu tootmine, on ju. Ja läbi selle on loomulikult kasutatakse seal jõusöötasid ja hormoone ja kõike muud huvitavat kokteili nii-öelda, mis nende loomade ja taimede ja kõige muu kaudu siis meile sisse täna söödetakse. Ja üks asi, mida siis 2000 aastate alguses teadlased leidsid, oli ka ülekaal omega-6 rasvhappe hulgas, mis on siis, ütleme siis rüpsi-rapsiõlid, päevalilleõlid, soiaõlid ja nii edasi. Ja mis seal on siis problemaatiline, on see, et kui sul on juba 9 ühele või üle selle, siis sa oled nii-öelda ohutsoonis, sellepärast et sul keha on ikka siis juba päris korralikus põletikufaasis. Minul 7,9 ühele, noh, ta oli ikkagi juba suht kõrge
et väga-väga kaugel sellest optimaalsest 3-1 või alla selle, kus ta peaks olema. Ja sellepärast ma olingi nagu väga-väga üllatunud ja samas ka pettunud, ma enda arust arvasin, et ma oskan väga täpselt süüa, ikkagi õppinud ja enda arust väga teadlik. aga mis on sinu toidulaud? Kas sa sööd piisavalt kala? Kas sa, kui oled taimse põhjal rohkem, sööd sa palju vetikaid? Kui sa oled jälle rohkem taimsel toitumisel, aga kasutad näiteks seemneid, pähkleid, mis iganes ja arvad, et sul on kõik rasvhapped korras, soovitan, võta test. Ma arvan, et üllatud väga huvitaval moel, sest kahjuks see, mis me saame sealt taimsest toidust, siis ta ei konverteeru meil õigeteks rasvhapeteks, nii nagu oleks vaja, et võimendada siis meie keha optimaalset tasakaalu ja toimet. Ehk tasub ennast testida, mina testin ennast vähemalt paar korda aastas, et kindlustada seda, et kuna see toiduallikas, mis võib-olla sa kasutad kogu aeg samat allikat, siis seal kogu aeg pead, kui sa kogu aeg ei loe seda, et mis seal toidu sees on, siis tihtipeale nad muudavad seda koostist ja tuleb jälle mingi üllatus, et miski asi läheb lappesse sul tänu selle, et sa ei ole iga kord võib-olla lugenud seda koostist, vaid oled usaldanud seda, mida tootja on pakkunud. Ja mis ongi, me võtame siis vereproovi, võtame seda kuivvereproovi näol ehk väikene torge sõrme, võtame sealt kuulsat 3 tirka verd. See läheb siis Norra, Oslo kõrval on selline labor nagu Vitas AS, üle 25 aasta töötanud, väga efektiivne ja tunnustatud labor. Ja siis me saame oma tulemused anonüümselt veebis circa paari nädala jooksul, kus tuleb siis selline circa paarikümne leheküljeline raport, et sealt saad väga täpselt siis lugeda ka seda, et mis see teadus, mis see sulle tähendab ja loomulikult meie partnerid aitavad sul ka lahti selle mõtestada ja annavad sulle ka siis paremad soovitused. Täna küll balance test ei ole meil ainukene test enam, mida me teeme. Üks väga huvitav test on ka ja väga ainulaadne on ka soolestiku tervisetest. Ehk me näeme ka siis seda, et milline on mikrobioom sinu kõhus või sinu soolestikus ja mida ta siis konkreetselt teeb või ei tee sinu tervise heaks. Ja no soolestik on väga-väga huvitav teema. Seda alati aina rohkem tänapäeval tuuakse esile, et ta on meie teine aju, üle 70% immuunsüsteemist tuleb meie soolestiku kaudu ja väga palju teisi asju. Et võib öelda isegi, et teadlased ja arstid räägivad, et soolestik võib mõjutada ka sinu isikupära. Et tasub mõelda, et kas sul on lihtsalt võib-olla kaasa või laps, kellel on pidevalt halb päev või on tal soolestik korrast ära. Et see on ka selline huvitav temaatika. Aga tõesti, minu esimene test oli 7,9 1-le, aga sellegipoolest ei olnud ta nii hull, kui on enamusel see maailmas ja kui vaadatagi siis seda inimeste tasandil, siis jah, see on väga kurb pilt, aga samas, kui mõelda potentsiaali, mida meie suudame oma missioonil siis korda ajada ja läbi selle ehitada ka endale suure äri, siis tänaseks palju õnne muide kõik siin siinokad, me oleme ületanud 1,8 miljoni piiri, nii et oleme jällegi jõudnud ajalooliste numbriteni, siis jah, tõesti need 1,8 miljonit testi iseenesest näitavad juba, kui tasakaalust väljas on enamus maailmast ja loomulikult seda kõike toetab ka väga teaduslikud ja põhjalikud uuringud. Seega, kuidas me selle probleemi lahendame? Meil on programm, mille osaks on siis Zinzino Balance Oil erinevate maitsetega, seal on veel tugevamaid Balance Oil versioone, premium oil, on vegan oil, on vees lahustuv oil, on neile, kellele meeldivad võib-olla kapslid, on ainukesed kapslid, mis, kui sa oled keskeltläbi 60-kilone, siis võttes 2 kapslit päevas, mis tõesti viivad sind tasakaalu. Üldjuhul, kui sa võtad kuskilt apteegist ka käpatäie, nagu me arutasime ühe mu tuttavaga, tal olid väga kallid kapslid, siis selleks, et üldse saada sama palju teatud toitaineid, mis siin Balance õlis on, ta peaks võtma 15 kapslit päevas, mis oli juba väga-väga kallis hind ühe päeva kogusele ja lõppude lõpuks sealt ikkagi puudusid veel neist kapslist teatud osakesed, teatud koostisained, mis mõjutavad seda, et need kapslid oleks ka olnud tõhusad.
seega sellepärast me näemegi täna, et väga paljud tooted, mis on turul, need on lihtsalt üle turustatud, üle promotud ja nad tegelikult ei tööta üldsegi nii, nagu neid väidetakse. Meie ei väida, me alustame sellega, et võtame testi, hakkame kasutama, isikupärastame selle, et mis on sinu doos, olenevalt sinu kaalust, sinu vanusest, sinu elustiilist. Ja 4 kuu pärast peale seda järjepidevat kasutamist me võtame kontrolltesti. Ja see oli minu jaoks üks väga oluline punkt, et mitte ainult ei väida keegi, et näe, umbes niimoodi siin on kirjutatud ja umbes nii ta peaks töötama, on ju, et hakka kasutama, vaid 4 kuu pärast vaatame üle, kuidas ta töötab sul kui indiviidil. On ju, mitte ei ole niimoodi, et see on testitud mingi 1000 ahvi peale, et küll ta töötab sul ka. On ju. Et viimati, kui ma peeglisse vaatasin, siis ma päris ahvi nagu ei ole. Seega ilmselt võiks olla kindlam see, et võtta vereproov ja vaadata, et kuidas ta mul siis töötab. Ja samas ongi, et Zinzino tegelikult ei mõtle ainult selle peale, et kuidas see mõjub teatud ühele kontingendile, vaid üleüldiselt vaatame, et kuidas me saame aidata inimesi igas eluetapis. Ja lõppude lõpuks ongi välja tulnud, et igas eluetapis on erinevad vajadused meie organismis ja sellepärast ongi see, et see vundament, millega me paneme siis tervise paika, on balance oli, sest see aitab sul saada tervise paremaks raku tasandil. Aga siis seda toetamaks on loodud siis ka teisi kontseptsioone, millega saame sul mikrobiomi soolestikus korda, millega saame sul immuunsüsteemi tõsta, millega me saame kindlustada seda, et sa saad kindlasti iga päeva kvaliteetse elu jaoks õiged toitained, sest olgugi, et ise me proovime vähemalt oma perega süüa võimalikult mitmekesiselt, siis me teame täpselt, kui me vaatame, et palju sealt toitainet tuleb, siis väga-väga raske on kõiki, ütleme, elukvaliteeti parandavaid toitaineid toidust lihtsalt kätte saada. Põhimõtteliselt võimatu. Ja siis ongi, et jällegi me ei anna mingeid erinevaid lubadusi, et me nüüd parandame kellegi tervist ühe või teise probleemiga, aga on teatud asjad, millest me räägime ja me räägime tavaliselt ennetamise suunas, et me aitame siis tugevdada normaalset ajutalitust, normaalset südametalitust, immuunsüsteemi tõsta. Vererõhk võiks olla normaalne, nägemine võiks olla parem, hambad ja nii edasi. Ja loomulikult, kui me tahame veel kindlustada ka, et meie tulevik oleks helge, siis peab mõtlema ka laste peale ja lastelaste peale. Ehk see, et kuidas nende arenguprotsess nõuab ka väga häid toitaineid ja seda toetust nende aju ja kõige muu organismi arenguks. Et nendest tasub siis rääkida täpsemalt või minna meie Zinzino lehele ja lugeda ja vaadata erinevaid videosid, kus leiad väga täpset informatsiooni, et kuidas miski asi siis võib sulle või sinu perele ja lähedastele kasuks olla. Ja nii läks ka mul, et saades oma egost jagu, oma uhkusest üle, hakates tarbima siis seda balance programmi ja võttes seda väga regulaarselt ja kindla käega, et kindlustada siis, et iga päev on õige doos, siis jah, 4 kuu pärast minu test oli 2,2 ühele ja seda ta on olnud täna siis juba 14 aastat. Ja tänu sellele, ma ei tea, kas see nii oli või eile lihtsalt mul oli üks ärikohtumine, võib-olla härrasmees, kes tahab meil äriga alustada, siis ütles mulle komplimendi, kui küsis, et aga Margus, aga räägi siis, et kui vana sa nagu tegelikult oled. Et rääkisime trennist ja seda ja teist ja ma rääkisin, et ma taastun kiiremini kui siis, kui ma olin 25 ja no siis ta oli suht üllatunud, kui tema pakkus mulle, et ma olen 36-aastane circa ja ma ütlesin, et kuule, et aitäh, aga kohe-kohe saan 48. Siis ta ütles, et kuule, et kui minu tuttavad, kes on 48-aastased, siis need tunduvad olevat teise jalaga hauas juba, et kõlab nagu väga huvitavalt. Ja loomulikult see süvendas tal veelgi rohkem seda huvi, et alustada siis meie äriga ja luua ka oma ümbruskonda samasuguseid võimalusi, et olla terve ja nautida elu. Aga mis siis, kui rääkida ärist, siis juba sellest sai räägitud, et keegi sulle piire peale ei tõmba.
keegi ei kirjuta sulle otsa ette, et näe, see on sinu väärtus või see on sinu aja väärtus, vaid läbi selle, et me saame parandada teiste inimeste elukvaliteeti, sa võid ise otsustada, millist kvaliteeti sa tahad luua endale siis majanduslikult osa. aga kui sa nüüd vaatad neid numbreid, siis sõelusilmadega üles-alla, milline on see number, mis tekitab sulle sellise emotsiooni, et oh, kui see number tuleks mulle iga kuu lõpus palgakontole või pangakontole, siis mu elu võiks olla juba hoopis midagi muud. võib-olla saad endale pakkuda midagi rohkem, võib-olla saad oma kaasale pakkuda midagi enamat, oma lastele, oma lähimatele, võid silma pilgutamata osta selle reisi, kuhu tahad minna, võid osta selle auto, mida sa tahad või mis iganes need asjad on, mida sul elus on vaja. või saad lihtsalt võib-olla investeerida rohkem, et turvata enda ja oma pere tulevikku. aga vaata see number, pane see endale kirja, räägi jälle selle inimesega, kes sind on täna siia kutsunud ja ma usun, et see inimene võib täpselt näidata sulle iga sammu, et kuidas jõuda selle tulemuseni, kuhu sa tahad jõuda. sest me ei jää siin lihtsalt ootama ja eeldama, et oh, nüüd me millalgi jõuame, et ma ei tea, manifesteerime. ja manifesteerimine on ka oluline, aga me tegutseme ja me teeme selleks kindla plaani, mille kaudu on Zinzino üles ehitanud äri, mis on täna üle 300 miljoni, mille kaudu on väga paljud inimesed saanud muuta oma perede elu. ehk me ei jää siin arvama samamoodi, nagu me ei arva oma tervist, vaid me testime. samamoodi me teeme kindla plaani ja me tegutseme selle nimel ja me tegutseme koos. et me ei viska sind ka ukse taha, et näe, siin on su töövahendid, nüüd mine jookse mööda linna ringi, helista siis, kui oled edukas. ei, me teeme plaani, koos teostame, koos lähme, samad inimesed, kellega me alustasime 15 aastat tagasi, siiamaani teeme iga päev koostööd. täna võib-olla neil ei ole mind nii palju vaja, aga iga hetk, kui neil on mind vaja, siis ma olen nende jaoks olemas. ja samamoodi täna ma ütlen ka igale partnerile, kes alustab. kui ta näiteks tahab jõuda krooni tasemele, siis jah, ma olen valmis tegema sinuga iga võimaliku ärikohtumise, kuni sa jõuad sinna krooni tasemele. sest see on minu eesmärk, aidata sind edukuse suunas, aidata sind sinna, kuhu sa tahad oma elus, oma karjääril jõuda. seega mõtle, raha on vahend, millega sa võid teostada siin palju erinevaid asju. no mõned ütlevad, et raha ei too rohkem õnne. ma ütleks, et toob küll. mul on olnud olukord, kus näpud on olnud nii põhjas, et oled ikka väga õnnetu olnud. ei ole võimalust maksta arveid, ei ole võimalust osta süüa. et minu arust raha toob õnne. ma saan maksta rahus oma rahuliku südame ja hingega oma arved, ma saan osta süüa, ma saan nautida elu, pakkuda teistele midagi rohkemat ja nii edasi. paremat tervist, jah, saab ka. et olgugi, et meil on väga huvitav süsteem. ma ei tea, kas sa oled varem kuulnud sellisest ettevõttest, kes ei soovi, et kõik nende kliendid maksaks oma toodete või teenuste eest. Zinzino on selline. meil on kümneid tuhandeid kliente üle maailma, kes täna ei maksa oma toodete eest. ja selle kaudu on võimalus luua siis väga head väärtust klientidele ja partneritele. aga mis iganes see on, tahad sa uut elamispinda, tahad sa tõesti ilusamat autot, tahad sa uusi tuttavaid, uusi sõpru, mis iganes see sinu jaoks on, siis ma olen kindel, et Zinzinost sa võid seda saada või saada seda kiiremini, juhul kui sul on juba mingi võimalus, mille kaudu sa püüdled oma eesmärkide ja unistuste suunas, siis Zinzino võib olla see kiirem. aga nagu ma ütlesin ka, et juhul, kui sa tunned, et no ma ei tea, kas see mulle nüüd on, siis räägi selle inimesega, kes sind täna siia kutsus. ma olen kindel, et sul on väga palju inimesi, kes tahaks paremat tervist, kes tahaks rohkem raha, kes tahaks rohkem vabadust. ja kui sa tead inimesi, siis tehke koostööd selle inimesega, kes sind täna siia kutsus, sest meie ehitame seda äri nagunii. Zinzino läheb sinna 100 miljoni kliendini nagunii, siis läbi sinu keegi võib saada selle võimaluse ja me aitame sind siis luua neile see võimalus. ja meie töötame nii, et me registreerume Zinzino partneriteks, me hangime endale töövahendid, neid on erinevaid mooduseid, mida sealt endale võtta.
sellega kaasneb ka väikene investeering, mis tegelikult ei ole investeering, see on lihtsalt, et me paneme raha hoiule aastaks ajaks, saame endale töövahendid, teenima me mitmekordselt selle juba siin aasta jooksul tagasi ja siis Zinzino maksab veel selle väikse investeeringu sulle tagasi ka läbi selle, et me oleme loonud kliendibaasi. Ja paljud on sellised, kes on võib-olla mingi terviseala eksperdid või ongi lihtsalt rohkem müügiinimesed ja nad tegelevadki ainult sellega, et arendavad isiklikku kliendibaasi, mis on täiesti fine. Aga on siis ka palju selliseid näiteks nagu mina, kes tahab siis jagada seda võimalust ka teistele ja läbi selle anda neile võimalus nautida paremat elukvaliteeti, suuremat sissetulekut ja mis iganes on nende soov ja aidata neil siis ehitada oma äri üles. Et igaüks võib valida selle, et mis on see tema jaoks sobivam teekond. peaasi on see, et see toidab seda teekonda, et jõuda sinu unistuste ja eesmärkideni. Seega, meil on kõigil kontakte, me räägime inimestega, pakume, mida meil on. Mõned haakuvad kohe, mõned haakuvad mõne aja pärast. Me ei ole nii naiivsed, et me ei saaks aru, et on ka selliseid inimesi, kes võib-olla ei soovi meie tooteid, selliseid on ka. Aga väga paljud ikkagi tänapäeval saavad aru, eriti kui me räägime testipõhisest toitumisest, siis läbi selle, et me võtame vereproovi, siis see on juba selline teema, mis paneb inimesi ikka mõtlema väga tugevalt. Ja tänu sellele on meil ka kliendibaas, mis on üldjuhul palju püsivam, kui on tavaettevõtetel, kes meie alal töötavad. Koos teeme esitlused või siis kasutame ära meie materjale, mida meil on väga palju, töövahendeid. Ja loomulikult siis on koolitussüsteem, mis aitab meid siis sillutada seda teed, et ta läheks meil libedamalt sinna meie eesmärkide ja unistuste suunas. Et koos lepime need kokku, need kohtumised. Loomulikult mingil hetkel teeme seda juba iseseisvalt, aga koos teeme kohtumised nii kaua, kui seda on vaja. Ja eriti ärikohtumised, nagu ma ütlesin, et nii kaua, kui minu uus partner on Kroon, siis ma aitan tal teha kõik võimalikud ärikohtumised, sest koos on lõbusam, koos on tõhusam ja see on see meie süsteem, mis on tänaseks välja kujundanud ettevõtte, mis on jõudnud väga-väga suure eduni. Seega, sa saad võtmed kätte äri, teed sa seda siis kuskil oma linna osas, teed sa seda mingil hetkel globaalselt, see kõik on sinu otsustada. Aga ma arvan, et mingil hetkel see läheb samamoodi nagu mul. Mina alustasin kunagi siis, kui ma elasin Soomes, tõime Eestisse, vaikselt hakkasid erinevad riigid turud avanema, järsku hakkas tulema sealt kliente USA-st, partnereid USA-st, kliente partnereid siin, ma ei tea, Euroopa riikidest ja siis Aasia riikidest ja nii edasi. Ehk keegi teab alati kedagi. Ja mingil hetkel sa ise ka imestad, et kust järsku tuli minu ärisse mingi klient kuskilt, ma ei tea, Hiinast või Taimaalt või mis iganes. Et tee otsus enda jaoks, mida sa tahad, millal sa seda tahad, paneme selle töösse ja ma usun, et läbi selle, kuhu me liigume koos Zinzinoga, siis sul saab olema väga huvitav teekond. Ja loomulikult ka Eestis, olgugi, et me oleme juba 15 aastat tegelenud, siis meil on Eesti turg, võib öelda, et põhimõtteliselt puutumata, nagu sa nägid, meil on teste ka tehtud natuke alla 20 000, siis potentsiaal on ka Eestis väga-väga suur ja nagu me näeme siin aastate jooksul, siis inimesed on aina järjest vastuvõtlikumad, eriti kui räägime testipõhisele toitumisele ja üleüldse tervise eest ise vastutuse võtmisele. Seega, miks meie rekruudime, miks me täna oleme sind siia kutsunud, on see, et me usume, et mingil hetkel sa võid olla üks tippliidritest, üks tipptegijatest, üks nendest, kes tuleb ja räägib meile kuskil koolitusel oma story, mille kaudu me inspireerime jällegi paljusid teisi inimesi ja loomulikult läbi selle saame aidata tuhandeid inimesi üle maailma. Ja kui sa tahad näha, et kuidas Zinzino töötab, kuidas see globaalne kogukond siis töötab, siis üks väga hea võimalus on meil läbi selle, et ise alustada siis ettevõtlus siin Zinzinos ja astuda sisse siia kogukonda ja süsteemi. Kas tunned, kuidas? Siis meil on tulemas nüüd 13. ehk minu Zinzinos sünnipäevapäeval on tulemas globaalne online suve kick-off,
koolitus ja küsi seda inimeselt, kes sind on täna siia kutsunud, et kas on järsku mingi ühisvaatamine kuskil ja tule kindlasti kohale, vaatame koos, arutame asju, paneme plaanid paika ja läbi selle siis teeme su suve palju huvitavamaks esmalt, aga kindlasti siis saab sealt väga häid mõtteid, mida sa saad ka ära tarvitada oma tavaelus, aga kindlasti need, kes on huvitatud oma Tsinsino viima järgmistele tasanditele, siis see annab selle jaoks väga palju uut energiat ja võimsust. Seega, tee otsus enda jaoks, et mis on sinu jaoks parim, mida sa soovid, kas tervist ja jõukust või mõlemat, sest omamoodi tervis on ju jõukus, aga siin on võimalus ehitada siis ka sellist jõukust, mis on näha ka su pangakontol ja läbi selle siis elustiilis. Ja loodan, et näeme siis juba kas järgmisel laupäeval või mõnel teisel koolitusel sinuga. Igatahes ilusat õhtut, kõike head ja järgmise korrani.